tüüpiline on see, et tullakse otsakule järgi, siis tehakse uued mõõdistused, mida meil kuskil kahjuks ei tehta. Selles mõttes, et heakene küll, see audiogramm on meil olemas ja meile tark arvuti ütleb, mismoodi me peame seda heli nüüd töötlema ja võimendama. Aga see, mis jõuab kõrva, kuulmekile juurde, sellest me ei tea midagi. Tegelikult tuleb ka see ära mõõta, see helirõhk ja tavaliselt otsakule vastavaid korrektuure sisse viia. Kuulmekäigul endal on ka võimendus 3000 Hz juures, mida peab ka arvestama. Loodame, et tulevikus jõuame. Et sellised, ja see on täiesti absoluutselt igal pool mujal maailmas standard ja nõue ja loomulikult see spetsialist mõõdab siis selle õige pikkuse ja keskustes on ka spetsiaalne riist, millega saab laiendada, teha laiemaks, eks ole, et ta venib see materjal ja siis on teda mugav panna ja ta tõmbab ilusti kokku. No nüüd sellises olukorras, kus inimesel kodus ei ole ju vaja sellist, see on spetsiifiline ja kallis, küllaltki kallis riistapuu, teda muuks ei saa majapidamises ka kasutada, et võib-olla peaks siis kuulmisnõustajatel kuskil maakondadesse olema, et tõesti ta seni, kuni meil neid niisugusi keskusi vähe on, kus professionaalid töötavad. Mis on aga niisugused nõksud, kui nüüd olukord selline on, siis võib soojendada seda torukest. Kas kõige ohutum on seda teha kuumas vees? Sest leegiga siis te võite selle ära kärsotada. Sulab üles ja on hoopis asi hukas. Et kui panna suhteliselt kuuma vette, siis ta läheb pehmemaks ja teda on lihtsam siia otsa panna. No ta peab olema, sest viga on väga lihtne. See ots on pisut laiem kui see toru oma tavaolekus. Ja ma kahtlustan praegu, et see on natuke liiga pikk teile. Pikk, jah. Just. Nii. Ei, seda tavaliselt ongi nii, eks ole, et me paneme ta kõrva peale ja siis on näha, kas see mõõdab ära, et natuke peab paar millimeetrit arvestama, et ta mahub siia selle otsa, et ta korralikult seisaks. Ja kui ta korralikult ei ole, tavaliselt need torukesed muutuvad aja jooksul kõvaks, sest inimene higistab ja kõik see mõjub ühe siis kiiremini teised, et seda torukest tuleb käia vahetamas. Ja tavaliselt, ütleme, vahel mõned nutikamad, kes on selle nõksu kätte saanud ja saavad ise hakkama oma soojendamisega, et nad teinekord küsivadki seda toru kaasa, et nad iga kord ei tule keskusesse, et saavad ise siis seda panna ja tegelikult selline toruvahetus oleks just ka jälle kuulmisnõustajatele täitsa jõukohane ülesanne. Võib-olla küsikski, kas te olete vahetanud seda kuuldeaparaadi, seda toru ka? Mis on veel? On. Sealpool keegi ei ole vahetanud seda torukest? Olen ikka. Jah, see on, aga osa... Seda ei ole. Sul on teistmoodi aparaat. Mul ei ole sellist aparaatist. No vot, ja nüüd siis otsakutest. Hakkame selle puhastamise või nii-öelda hoolduse juurde selles mõttes lähemale minema. Et kõik me hoolitseme ju enda hügieeni eest. Ikka nädalas korra saunapäev, kui just iga päev duši all ei käi. Vahetame pesu läheb mustaks. Ja täpselt sama juhtub selle otsakuga. Veelgi enam, tema läheb märksa kiiremini mustaks, sest kõrva kuulmekäigu nahk toodab vaiku.
ühel rohkem, teisel vähem. Ja siis on veel selline nõks, et need otsakud on tavaliselt lakitud. Laki sisse tekivad mikropraod, sinna koguneb see mustus, see võib tekitada, siin hakkavad elama sellised pisilased, bakterid ja see võib tekitada vähe sellest ärritust pulme käigus, aga ka põletikku. Nii et elementaarne asi nagu iseenda eest hoolitsemine, hammaste pesu õhtul hommikul peaks puhastama ja vaatama nii just eriti seda otsakut, aga ka tervet aparaati. Ma segan vahele enne veel. Kas on võimalik seda otsakut valesti ka otsa panna? No selles mõttes on jah, kui te panete seda, te peate nüüd ette kujutama, kuidas kõrv on, et kui te panete ta teistpidi, ühesõnaga see siin on antud juhul selle vasaku kõrva jaoks, parema kõrva jaoks peaks ka teistpidi olema. Nagu pingad, vasak ei lähe paremasse. Seda me peame ka teadma. Jah, aga tavaliselt Katsuge enne kõrva. Katsuge kõrva jah, et seda kuhu poole ta läheb. Et niimoodi peab minema. Seda ei ole keerata. Jaa, see on, noh, kui teil oleks 2 aparaati, siis oleks kohe selge, üks peab ühte ja teine teistpidi olema. Anna. Kuidas? Näitate, ma võin anda. Ei, mul on ilusti. See on parema kõrva. Meil on ühesugused. Mul on vasak, see on vasak. See on vasak kõrva. Jaa, aga kui te pöörate ta... Aga kas sa tead, kumba pidi sa paned või? No ta ei lähe kuidagi viisi kõrva. Selles ongi see küsimus. Tekke selle siiliga selge. Ja, ei tema saab aru, et... Ei saada just. Jah, see on nagu natuke tuleb kingadega lihtsam sealt peale vaadata, aga muidu kui hakkad paremat jalga vasakusse panema, taha istuda sinna. Et see ka, kui ta lihtsalt, kui ta on katsusanud teda paremasse panna. Ei, kuidagi viisi. Individuaalotsus on tehtud vasaku kõrva järgi. Jaa, see mõttes jälle, ta ei saagi, kuidagi ei saa teise panna. Ja siis on siin ilusti sellel otsakul näha, eks ole, et tal on 2 auku. Ühest peab tulema see võideldatud heli välja. Ja teine on selline peenikene kanal, mis ventileerib või ei lase tekkida niisugust rõhutunnet, nagu lukuskõrvatunnet, kui see tromp ees. Standardotsik tavaliselt, kui ta tihedalt istub, siis jääb niisugune lukustunne. Sest see pahatihti on ikkagi suur rõhk, see heli tuleb, eks selle mõõdamegi teda rõhuviikutes ka. Et see on ebamugav tunne, et selleks on see pisike kanal ja kui see vaiguga ära ummistab, siis ei ole, siis hakkab see ebamugav tunne pihta. Nii et seda kõrva otsakut tuleks puhastada. Ja selles mõttes, kui juba see otsak on, eks ole, ilusti laiendatud ja pealt, siis te saate selle ära võtta ja on olemas spetsiaalsed puhastustabletid. Kas see torakeste sees või siin on siis tablettidena, et nad desinfitseerivad, on bakterite ja seente vastu. Viinaga. No viinaga võib ka, jah, aga see viin ei võtta. Ennem pesed vee alla ära ja pärast viinaga. Ongi kõik korras. Seda võib teha, aga laiasilmas on nad hästi levinud, aga ei pea. Ma võtsin praegu komplektid, et oleks näha, mismoodi neid... Lahjendada viina või? Ükskõik. Sa pesed ennem veega ära. Pärast viina natukene. Siis, igal juhul on soovitatud, selles mõttes need on kõik
spetsiaalselt sellised välja töötatud ja tuleb sellesse purgikesse panna, pärast võtate välja. Mis asja? Otsaku. Otsak. No selle lahustad selle puhastustableti ära. Aga purgiks võib võtta muidugi mingi muud otsikut, ei pea tingimata see olema. Kohe me ei apteegist ei saa ja praegu ongi, et kõige rohkem kasutavad Ida-Haigla patsiendid neid puhastus- ja kuivatustablette. Kohe jõuan kuivatustablettideni ka. Aga kuna me otsakust rääkisime, siis ma teen nagu selle otsaku hoolduse selgeks. Nii, siis kui te pesete ka tavalise kraani vee all või panete viina sisse, igal juhul jääb vedelik siia nendesse torukesesse, tilkadele. Ja see oluliselt, no eks ta üks kord kuivab seal ära. Aga ta muudab kvaliteeti. Ja sellepärast on siis kas niisugune balloon, et siit saab puhuda läbi või nüüd on ka uudistoode, ise pole isegi proovinud, aga ma arvan, et keskustes on see niisugune, mis siit saab niisuguse vurtsuga surve all. See on? Ta ongi selline nii-öelda spetsiaalne kuivataja nende torude. Kõigepealt lased sealt selle õhuga läbi ja need on hempum. Hempum. See on pikaajalisem, et need saavad ükskord tühjaks. Järgmiost. Meil on lihtsam ja puhume suuga. Aga kas te saate selle puhase otsiku puhtaks teha, siis ma kohe veendun, kas on tarvis seda? Otsik on praegu liiga puhas, et ei ole see teine, see, mis on see otsik. No nii. Kohe praktiliselt ära, ta läheb paremaks või ei lähe? Laseme siis kus on vesi. Siin on parasjagu selline suurus, laseme siia vee peale. Missugune vesi, kuhu me näitame? Külm. Jah. Külm vesi. No leige kui on. Võta siit, võta. Cleansing tablets on siia või reinigungstabletten saksa keeles. See otsib. Jaa, aga see on enam-vähem jah, päris üle ja see on sõrvani. See on siia, ei olegi, ma ütlen teile ja, aga siin on ja, vaatake, see on nii, nagu ei saa. Ei ole. Neid ei ole internetis ka, kas on Ida-Tallinna Keskhaigla kuulmiskeskusest saab Tartust ei ole. Tartust, kui paluda, siis äkki kuivatustablett on, aga puhastustablettidega nad ei ole. No laseme sellel ära siin lahustuda. Et puhastustablette on selliste tablettidena ka rakendis, siin on niisugune toru sees. Need on mõlemad sama moodi, et paned vee sisse. Ja, aga kuivatustablettide juurde jõuame, neid ei pane. See, mis olid need mingid tabletid. Ja. Sama põhimõte. Sama põhimõte. Vette, austab ära ja see on selline desinfitseeriv. Seente, bakterite vastased ained sees. Ja vaatame kohe. Näeme, hopsti. Siis keskustes tavaliselt, ma räägin välismaal, meil ei ole, on ultrahelirannika, et seal läheb kiiremini. Ida-Haiglas isegi oli, aga see läks kunagi rikke ja siis teda rohkem pole. Et sellega oli hea sõrguseid ja muid asju puhastada. Aga niisugune rannikene, et selle
et siis, kui näiteks inimene tuleb keskusesse, ma loodan, et see tulevikus hakkab ka Eestis nii olema ja see on näha, et on must nagu siin üldse vanaotsad, et siis ta pannakse sinna mingisuguseks ajaks ja tuleb välja ja on ilus puhas. Nii, siis aparaat, ka siis aparaat ka ju läheb mustaks. Seda me sinna ei pane, eks? Seda me vette ei pane. Siis võib kohe maha kanda. Siis võib maha, jah, ei ole soovitav. Küll aga on, eriti kui on niisugused inimesed, kes töötavad kas ehitusel või kuskil tolmus või on näiteks oma vanast olid maagikavõd, oma laudad ja asjad ja siis tuli ikka nägi üsna kole see asi kõik välja. Et on niisugune pulverisaatoriga puhastaja, millega võib kuldaparaati puhastada. Ja sellele on ka täitepudelid, et kui see iga kord see on natuke kallim selle harjakese ja pulverisaatoriga, saab tühjaks, saab osta. See on ka viimasel ajal väga nii-öelda edukaks osutunud. Mismoodi see puhastamine käib? Nagu ikka. Kopsti tuleb välja ja selle harjaga puhastab. Lahti ei tee, kas ta ainult kinnist, jah? Jah, sellega saab ka kõrvasisest puhastada otse mikrofoni peale. Väljaspoolt, et kui nagu sisse läheb, näiteks kui on kõrvasisene, siis sealt võib seda otsa ikka puhastada, jah? Et ei pea kartma, et midagi juhtub, et läheb väga märjaks. See on täiesti instruktsioon kaasas, et sellega saab... Kas see on märg või on ta vahuline või mis ta on? Ta on pigem niisugune ka piiritus lahus. Ta on nagu bakterivastane ka, eks ju. On bakterivastane. Ja ma nüüd seda kohe täpselt, see puhastustablett kindlasti on. Selle kohta ma pean lugema, kas tal on, kohe vaatama, lähtse paberi pealt. Kus meil on desinfitseeriv, jah? Ei, need on, vabandust, need on desinfitseeriv, praegu lugesin, ta on kõikide millega võib ka puhastada ja on ka sellel nii-öelda Keedise firmal on need salträtid, mis on Märjad salträtid. Neid võib ka kasutada ja nendega pealt puhastada. Siin on mitu asja koos. No, igal juhul on ta tõesti jah desinfitseeriva. Sellepärast ongi niimoodi, et me töötasime kliinikumis nakkusosakonnad ja osakonnad oli... Mitte palun hästi kõvasti Küsimus see, ma töötasin lastekliinikus nakkusosakonnaga koostöös, kus on osakonnad MRSA, bakter ja see oligi niimoodi, mul oli kontrolli peal ja öeldi niimoodi, see, mis mul seljas on, aga alati lahkus, et kõik need asjad, mis seljas on, kõik läheb prügikasti. Aga kuuldeaparaadi ma ei saanud prügikasti visata. Jah? Jah. Et MRSA on väga niisugune surmav haigus, see on nagu lihatööja bakter või midagi sellist. Jah, aga häda ongi see, et mul on kusagil puhastasin selle MRSA vastane bakteri hävitaja. Tollega ma puhastasin, aga nad ütlesid küll, et mis on seljas, kõik läheb prügikasti. See oleks hull lugu küll, jah? See nägu oli kinni. See MRSA on see MRSA. Jah. Et jah, sellise... Küsimus sealt poolt, et kas aparaati võib ka mingi vesinikulahusega puhastada, et... Parem mitte. Parem mitte. Vesinik. Selline vesinik, et... Kõige kindlam, et see on spetsiaalselt. Vedelik läheb sisse, rikub ära. Sest see Keedis-sari on spetsiaalselt toodetud kuuldeaparaatide ja otsakute puhastamise jaoks. Et selles mõttes nemad garanteerivad, et
et see kõik hästi toimib. Nii, siis tulles nüüd jälle selle torukese juurde. Ma ei tea, palju teil on või kas te üldse olete kuulnud, et ma vaatan, enamus seal on siin sellised klassikalised kõrvatagused aparaadid, aga küllikesel on hoopistükkis selline, kus kõrva läheb elektrijuhe. Ma olen elektrivoolu all. Jah. Et see telefon või kõlar, mis on klassikalisel aparaadil siin sees, kust väljub heli, nagu raadiokõlar, et kust see muusika tuleb või kontserdi. Kuldaparaadil on põhimõtteliselt täpselt sama, et ta on palju kordi väiksem. Ja vastavalt võimendusele on nad omakorda erinevate suurustega, tavaliselt 4 suurust, et kõige tugevamat võimendust annab kõige suurem. Nagu kontserdilgi, eks ole. Kõva tümakas tuleb hirm suurest kastist. Ja nüüd on osa aparaate, et nad oleksid hästi väiksed. On siis tehtud nii, et see telefon on toodud välja ja läheb otse kulmekäiku. Seal on siis ka võimalik teha kas individuaalne otsak. Saab kasutada ka standard plastmassist, aga mitte, nad on kõik pisut erinevad. Osad on avatud otsakud, kust, kui on vaja näiteks kõrgeid helisid võimendada ja madalad inimesel endal suhteliselt head on, siis ei ole vaja neid üldse võimendada, sest reeglina hakkab see inimest segama. See madalate, isegi kui aparaat on seadistatud nii, et ta seda ei võimenda, ikka sega. Siis on tehtud hoopis mindud üle sellistele avatud otsakutele, mis on nagu seenekene, aga augud on sees. Ja sealt lähevad madalad sagedused pääsevad kõrva ilma võimenduseta, nagu ise kuuled. Ja võt üks tüüp aparaate ongi sellised, mis on jätkuvalt nagu klassikalise ehitusega, et see telefon, kõlar, kuidas me teda veel kutsub, on aparaadi sees, aga siit tuleb hästi peenikene torukene ja ongi ainult see selline avatud otsak. Ja need, sest ka selle toru läbimõõdul on oluline osa, kuidas helilained läbi lähevad, et on erineva jämedusega ja need avatud otsakuga süsteemid on just sellise kuulmislanguse puhul, kus me kõrgeid sagedusi või seda linnulaulu ei kuule. Ja seal ei ole vaja väga laia. Ma olen täpsustanud, et kas sellest voolikust nii-öelda, vooliku laiusest või paksusest sõltub see heli, mis tuleb kõrva? Jaa, ka see nägib. Seal mängivad paljud asjad. Näiteks otsakul tehakse ka erineva suurusega, erineva kujuga kanalid. See on kõik niisugused akustilised nüansid. Aga kui ma tahan paremini kuulda, siis mul peab olema peenem toru või jämedam toru? Ei, see on teatud kuulmislanguse puhul, et seal ongi nüüd spetsialist valib, millist mõelda ja tavaliselt ka otsikutel on erinevaid vinkleid. Osa on nagu sellised nagu sarved või nagu see kuhumise sarv, eks ole, et läheb laiemaks. Et seal on omaette peenikene teadus, kuidas anda iga väikse detsibelli kaupa nagu seda kõnest arusaadavust ja mugavust juurde. Et tähendab, et kui mul on juba mingisugune soov vahetada oma otsikut, et siis ma lihtsalt kuskile poodi lähen, ostan või... Ei, no neid saab ikka jälle selle kuulmist, kus sa selle aparaadi sai, siis peaks saama ja seal saab varuks osta, sest nad lähevad, nad on hästi jõukesest, kui see meie vanasti olid need tondiaparaatid ja need standardid, need on niisugused kõvad, kuidas mis nüüd ütlen, seenekesed või hästi paksud. Aga need uuemad sorti on niisugusest hästi pehmest plastmassist
osa on siis ka poolavatud nagu tulbiõis või niisugused, mis katavad üksteist ja lasevad ka nii palju parasjagu vaja. Igal juhul mõte on selles, et neid on kehva puhastada ja siis on kaasas tavaliselt Siemens aparaatidel, ma tean, et on kaasas ja saab juurde osta on ka siis peenikene niisugune traadikene või nüüd on siin see pakutud välja Hambaniit. Sisuliselt nagu hambaniit, jah, aga need on erineva laiusega, et nendega saab siis neid veeneid torusid puhastada. No näiteks mul ei ole küll avatud otsak, aga enam-vähem see ventilatsioonikanal on niisugust olekut nagu see peenikene avatud otsakul, et siis saab selle läbi tõmmata ja kui te olete ta veel selle testlahusega kokku teinud, siis ta ilusti peseb selle toru puhtaks. Nii et põhimõtteliselt ma ei ole nende hambaniitide osas väga suur spetsialist, aga loova inimesed võivad apteegis neid uurida. Aga kuidas ma küsin neid? Hambaniitide juures võib, aga kui keegi, ma jõuan Hambaniit, mul oli nii. Jah, no võt ma kahtlustan, et nad võivad olla kergelt erinevad, aga me siin Külliksega arutasime, et mina siin nüüd räägin, näitan, mis kõik olemas on. Aga te saate isekeskis ja oma kodukohas mõelda. On ja neid on isegi, ma nüüd just tellisin selle ürituse jaoks, et uued asjad ise ka siin vaatan huviga. Osadel on osadel jah. Alevatel ei ole, aga osa on niisugusega. Mul on niisugune sunne, mina isiklikult olen hambaarsti käest saanud, aga see oli küll jämedam. Et no laseme ringi käia tema. Et kui te nüüd mõtlete ja jutt jäi, et ma annan siin need näidised Küllikesele ja et näiteks et täitsa vahva oleks, kui inimesed siis kuulmisnõustajatelt saavad tellida, et umbes mõelda, kui palju keegi tahab, et väikse varu, kas siis neid puhastustablette või niite või mis asju vaja on, et see kindlasti midagi kuivatustablettide juurde kohe jõuan. Jaa. No võt just, et ma lasen selle, see on koos, et seda ma ei lase ringi, on teada, et saab lihtsalt sellise purgi juurde tellida, kui nii kaua, kui see hari ikka vastu peab. See on täite purg. Nii, siis laseme selle ka, need olid kuivatustabletid. Ja nüüd jõuame meie, mis on hästi oluline, on kuivatada. Eriti, kellel on niisugused, näiteks tondiaparaadid veel, sest need ei ole nanokattega paetud. Ja üldse niisugused, ütleme, odavama otsa aparaadid. Millel on see tondiaparaat? Kes on ütleme praegu? Kellegi oli? Tondiaparaat ei ole enam. Meil ei ole, aga liikmed on sinulikud. Ja see on tondiaparaat. No igal juhul tondi või mitte tondi? Annan tondiaparaat. Ja, et noh, ka kõikide teiste tootjate vanemad aparaadid, eriti näiteks siin on Otikoni aparaat, kus on veel see ratas. Kõik armastavad hirmsasti seda ratast, et ma tean, et number 2 peal on mul paras, eks ole. Vanasti räägid seda juttu. Et noh, see oli nii-öelda nende lineaarsete võimendusega, sest noh, see oli kõige optimaalsem, kui inimene teadis, et on 2 pärast oli nagu õnnelik, et kõik on hästi, et kui on vaja
tugevamaks keerata, et siis saab patarei otsa. Aga sellel on ehituslikus mõttes, noh kui isegi peale vaadata, on siin päris suured pilud. Et see ratas seal peab liikuma, tal on seal ruumi, maa ja ilm ja igasugune sodi, niiskus, kõik pääsevad sealt sisse. Ja teiseks vanemad aparaadid ja odavamad aparaadid on ehitatud veel niisuguse vana klassika järgi, et võimendi on ühendatud peenikeste, tõesti juustpeente traatidega, need mikrofonid, telefonid ja kõik need patareide ühendused, hästi peened traadikesed joodetud sinna just hästi. Aga kui niiskus läheb, siis mis juhtub nende traadikestega? Nemad hakkavad roostetama. Ja kui üks jämedamat sorti traat, selle roostetamine võtab ikka jupi aega, siis see juuspeenikene läheb katki üsna kähku. Ehk et kuivatamine oluliselt pikendab seda remondi vajadust, et säiliks paremini. Ja ka ütleme nüüd uuema aja aparaadid kõikidel tootjatel nii, et nad on nagu sellise blokina ehitatud. Et seal on võimalikult minimaalselt selliseid kohti, mis võiksid nagu selle korrosiooni toimel katki minna. Aga nendega ongi siis nii, et seal tuleb kohe asendusaparaat, sellepärast, et seal ei ole ka inseneril midagi peale hakata, seda ei pääse enam nende telefonidele ja mikrofonidele. Selles mõttes on ta kallim remont, aga minu kogemus ütleb, et oluliselt vähem on remondi vaja teha. Ja kui kuivatada, näiteks implantaadi protsessorid, mis on juur kallid, nendel on kohe spetsiaalsed kuivatusahjud ja kohe nõue, et eks ole, peab kuivatama. Sellepärast, et seal on hullugu, kui remonti läheb. Remont ka oluliselt kallim kui siin mõni kuulata. Aga kui tihti seda peab kuivatama? See on ööseks. Kuidas see käib siis see kuivatamine? Võtate, põhimõtteliselt vaadake on kingadel ja on alati ka üks pudikotikene on kaasas, mis imab niiskust. Ja see on tähtis jälle panna hermeetiliselt kinni. Et, vabandust, ma ajasin nüüd korpid sassi, aga sest siin on, teeme kohe, ütleme ära. Selles mõttes, et siin on rest sees, millega saab nüüd välja tõsta selle. Võtame ära. Muidu oli tentsed, aga seda... on samasugune kuratamiseks ja siis selleks puhastamiseks. Et panna siis, minu poolest võib see ka majonesi purk olla vist. Et mõni proua kasutab pooleliitrist purki. Nii suurt ei kannata, et see aparaat seal logiseb sees. Ühesõnaga, see tablett panna siia sisse ja õhtuks aparaat hommikul ära. Ja kindlasti purk kinni, sest muidu see imab niiskust kogu toast ja muudab oma värvi kiiresti ära ja lõõtab. Saab hoidada ainult selle panemise võtmise ajal, siis ta kestab üsna pikka aega. Mina ei saa ikkagi aru. Tablett sulatatakse ära. Ei sulatata. Ei tulatata. Need on juba kuivatustabletid. No kuivatustabletid mõtlen, jah. Kuivatustabletid on hoopis teistsugused. Mis sellega tablett pannakse, purustatakse või? Ei purustata, pannakse nii, nagu tema mõte on see. Tablett sulatatakse ära. Ta imab niiskus. Ja ta pannakse tähtskus on see, et ta oleks hermeetiliselt kinnises purgis, sest muidu ta imab kogu niiskuse, mis teil ruumis on. Aga teete, mul ongi seal üks purk. Põhimõtteliselt ma lasen selle purgi ka. Et mis käib kõvasti kinni ja te panete lihtsalt õhtul
ei pane oma sellesse traditsioonilisse, et panete sellesse purki kuivatustabletiga koos. Ilma otsikuga siin. Ei võib otsika olla. Ja tõesti teavad, et seal ei saa aru, millal ta süüa, et see muudab värvi ära, kui ta enam ei ima. Aga kas neid on saada või? Ja, aga ma mõtlengi, et kuidas nüüd teile käepärasemaks teha, et siis võib-olla pärnakad näiteks mõtlevad, palju neil vaja läheks. Me saadame siis, et need kahjuks unustasin nende tablettide, aga nad on kõik alla 10 euro. Ja tähendab, neid mujalt ei saa kui läbi teie? Jah, praegu hetkel ma ei Mingit tea. muud alternatiivi ei ole? Ei tea, et oleks, ma ei tea, kas... Aga kuidas see inimene siis siiamaale selle aparaati kuivatanud on? Võib-olla on küsige, võib-olla on seal kuulmisrehabilitatsiooni keskusel. Võib-olla levitus on ka. Võib levitus ka. Levitus ka. Kuidas? On levitus ka ka, jah. Tahtsid seda rääkida? Jaa, toas on ikka niiskus, meil on ikka päris kuiva ei ole. Vanast olid niisugused toredad barokrüomeetrid, mis näitasid kõik ära, mis kui palju oli. Aga ikka on meil niiske ja vahel on ju, et noored vigistavad ja inimene kõrv vahel siirab veel rohkem. Vahest vigistati rohkem ja näiteks eriti hull on kuumades maades. Ja kui on niisugused ikka väga niisked ilmad ja üldiselt neid läheb nagu minu kogemused kõige rohkem, kuivatustabletti hästi palju ostetakse. Ja nendel on veel, et isegi ka implantaatidega, neil on lisaks ahjule, Neil on jah kaasas. on kaasas kohe ka need ja tablette saab nõuda, et on ta näiteks läheb reisile või kuskile, et siis on ka mugav hoida, sest isegi see Eger, kui ma vaatasin, või see Keetise firma, ahjukene, mis on ka ultraviolettiga ja desinfitseerib kuivata, aga no see on liiga kallis. Kuidas seda saab? No ikka ka kuivatada. Ei, aga kuulmisaparaatide iga või tähendab, nad on juba kasutusel juba ju, mõelge kui palju aastaid, 10. Kuidas nendega siiamaande on? Aga need on, mina alustasin 25 aastat tagasi ja juba siis kasutasid Saksamaal ja igal pool kõik. Aga neil on ta, tähendab nüüd ma tulen, ega me pole enne aktiivselt propageerinud ka. Jaa, ilmselt ongi see, et kuulmiskeskused ei ole seda rääkinud. Et kes teab, see on ostnud ja nüüd me teame kõik. No nüüd me teame jah, aga nüüd me siis hakkame ettevõtjatelt ka nõu, ka nemad peaksid ka nõu andma ju. No peaks Kuulmiskeskused, ma mõtlen. No ma räägin, et Ida-Tallinnas on põhiasjad, mida pakutakse ja mida läheb üsna palju, on just need kuivatus- ja puhastustabletid ja viimasel ajal on hakatud järjest rohkem neid selle harjakesega pulverisaatoreid ka. Kas me ka saame? Ma räägin, ja saate ikka, aga noh, ma ütlen, et see on jälle nii, et kui sa pole niisugust ekstra müügisekretäri, kes neid kogu aeg müüb, aga ma võin uurida näiteks Tartuga rääkida, et Liia Johannes, nad on vahel ka tellinud, aga ilmselt nad ei ole nii palju, noh, implantaatidega Piret Silver, eks ole, tema müüb neid kuivatustablette, aga see on nagu teises kohas ja ainult, noh, seal on need implantaadilapsed. Et see on lihtsalt Ma räägin selle loo, kus me kasutasime seda kuivatustabletti. Et kui me käisime puhkusereisil Türgis, siis üks inimene meie seltskonnas läks ujuma ja unustas aparaadi kõrva. Ja kui ta välja tuli, oli väga ehmatanud, et mis nüüd saab, aparaat ei tööta. Aga ühel inimesel oli kaasas see tablett. Panime ööseks mingisugusesse karpi, kui ta oli vist mingi tiigakarp, panime sinna kinni, proovisime kõik kohe hästi hermeetiliselt panna.
nii et ilusasti Sai ära tulla. pestud, ära kuivatud, et Siis siiamaani nad töötab. siis Nii et kuulge, päris head tapetid. enne soolna siis ei saanud siis. võib-olla see ujumine mõjus talle hästi. ei, see ei olnud merevesi, vaid see oli mingi selline bassein. aga võib-olla et lepime niimoodi kokku, et te selgitate välja nende ostmise võimalused ja annate teada Külikesele ja ei, mina näiteks, me siin omavahel arutasime, et üks variant on see, et kui te kõik maakondades, eks ole, mõtlete, palju teil oleks nagu huvi. kõik sõltub hinnast ja kõik sõltub hinnast, kui teie teeksite selle pakkumise ära, Küliki jagab ühingute aga vahel. ma saan seda teha ülejärgmine nädal, ma sõidan nimelt homme ära nädalas. ja, ei selge, no siiamaale me Viljandi enam edasi. Lähen Rumeeniasse tööle. Et ma, see on, kes tahab, eks ole, lihtsalt kuna ma annan Küllikese kätte need asjad, kingin sellise rändkomplekti. Et seal on, nad on just kottide sees. Et kotti võib endale ka, kes on suured rännumehed, et siis on nagu... Aga siin on kõik need asjandused sees? Siin ei ole, need kotte saab ilma, aga need konkreetselt olid nüüd nagu sellele, siin on kuivatus. Spetsiaalselt kokku pandud komplekt. Jah, aga ise saab siia ju juurde panna, eks ole. Jaa, siis saab aparaadi ka sisse panna ja siis on, mis on veel, eks ole, mida võib hambaniidi asemel jällegi kasutada. Visiitkaardid ka. Jaa, sinna võib kosmeetikat ja mida ja ruulepulgad ja... See on nüüd jälle ekstra selline multiriist, et sellega siis kas saab ka neid peenikesi kanaleid läbi, siis ta saab puhastada natuke aiaga, sellel ei ole küll seda vedelikku. Minu meelest on siin väike magnet ka. Kas see ringi veel? Jah, et proovile, ma ei anna pead ära, kui on vaatame kohe, kus meil on siin. ei, tema märgib tänavale. Nii, vaata. No ei ole midagi, ongi. Et siin on, kui on vaja patareid püüda, magnet taga siin juures. Selle ringi peal. Jah, Saab niimoodi välja võtta seda. teistpidi. Jah. Ja tuligi välja. Sai selle patarei kätte siis. kas tohib küsida? Kas te puhastamise olete lõpetanud? Ma kohe võtsin ka selle üheriista ja siis on siin veel ekstra, on ka niisugused laseme, niisugused nagu hambavaheharjad, aga ikka jälle ka nende kanalite puhastamiseks. Nad näevad välja nagu hambavaheharjad, nad on pikemad, aga nad on jälle nende just otsakoteta kõrvasisestel aparaatidel on ju ventilatsioonikanal, armastab hirmsasti vaiku täis minna nende puhastamiseks. Et neid on nagu terve valik ja üks asi, mida hästi ka palju armastatakse, on spetsiaalne keel aloe veeraga. Ja see on otsaku määrimiseks, et ta oleks tihedamalt kõrvas, et ta pehmendaks ka mingid ärritusnäod, see on isegi keel. Liina, mul on haudumise vastu. Palun ütle, millega parem, kõige parem on, nagu öeldakse, kõige väiksem asi, mis kõrva panna, on küünarnukk. Harja. Et no see on, tähendab, nende vatituttidega me lükkame selle vaigu sügavale, kus ei ole enam nahal karvarakke, mis seda vaiku välja ajaks. Normaalne vaik tuleb ise siia ette ja noh, ikka duši all ja saunas ju natuke peseme kõik seda kõrva. Aga kui otsakutega ja aparaadikandjatel võib seda vaiku ka näiteks rohkem tekkida, see mehaaniline ärritus, eks ole, paneb need vaikutoolid rohkem tööle.
ja kui te näete, et see kõnekiht umistab ära, panete see välja ja siis peaks kõrvaarsti juurest puhastama. Perearstid, mõned tublid perearstid saavad see on perearsti tublidus. Aga ainult siit väljas, siis mine, jah. Mina käisin kogu aeg, kui käisin puhastamas arsti juures. Ja tema kerkus mul välja nüüd ühe serustopp ja sellega asjan omal siia kõrvas. Seda te võite ka apteegis küsida. Arsti jälle tegi maha selle. No ta on ikka sormuliselt probleem. Siis peaks juba kõrvaarstiga rääkima. Normaaljuhul mina isiklikult ma ei kanna aparaati, aga mul tekib aigu, nii et ma aastas korra tunnen juba, et ma magan ja siis nagu hommikul on see kõrv. Siis ma juba tean, et seal natuke on, et ma siis lasen selle ära puhastada. Mina tahan nüüd küsida veel tehnilist osa, aga lähme panusele. Sest meil on kuuldavasti sealt Harjumaalt või kust oli, on uued inimesed ka kõik. Et kõik võib-olla on sama, või tähendab, mitte kõik ei ole, aga on ka palju inimesi, kes on sama lollid kui mina olen. Tähendab, aparaadi puhastamine, see on selge, mis on. Aga nüüd väga palju küsimusi tekib sellest, et tähendab, esiteks oli selle võimsuse valikon. See tuleb ju tõesti individuaalselt kõrvakuulmisest. Milline sul on, kas sa paned esimese astme peale või teise astme peale või oleneb, milline see langus on. Siis järgmine küsimus on. Tähendab, vanadel aparaatidel on see T-asend, nõnda nimetatud T-asend. Seda me kuuleme siis, kui kellel on need võimendid. Induktsioonvõimendid või vastav telefon endale. Aga nüüd ütlevad, et need uued Siemensid või, aga nendel ei olegi T-asendit. On. Aga kuidas siis sellele selgeks on, et ma esitan seda küsimust. Ma hakkagi rääkima. Esiteks T-asend on täitsa olemas neil Siemensidel, aga mis on sellest, et need ITK-õed ei oska seda seadistada, nad panevad mingisuguse ma ei tea, mis asja sinna ja ütlevad, et mine nüüd proovid, et see on 80 ja pluss ei kuula ei muusikat ega midagi, tema tahab kuulata seda kõne, mida me koosolekul räägime ja meil on võimendi olemas. Seda tegelikult nad oskavad küll, aga nad tavaliselt ei pane, kui keegi ei küsi. Muusika pannakse kohe peale. Jaa, aga seal on, kuna Eestis on suhteliselt vähe neid no nüüd hakkab tulema, eks ma pean seda juttu edasi andma. Aga kelle initsiatiiv see peaks olema? Kas see õde võiks ise pakkuda seda võimendust või peab inimene ise? Keegi ei pakku ja 80 ei oska seda küsida. Ja, aga no kena, mina edastan selle jutu, et pangu tavaliselt mina olen saanud kõik selle olulise info, olen saanud Külliki käest, mis ma peaksin tegelikult saama selle kuulmiskeskuse õe käest. Jah. Mina ka. Et kuidas seda kasutada ja mismoodi selle ma olen saanud Külliki käest. Selge see, et kui te lähete terviseabisse, siis saate üldse karbisaparaadi ja areneda on suhteliselt palju, meil ei koolitata ju ühtegi akustikut, me kõik liigume selles suunas, aga see ei sünni üleöö. Nii et mina hea meelega lähen ja lasen loosungi sinna üles panna, et õdedel oleks meeles, et kõigile nüüd siis panna ka teed, sest vanadel aparaatidel toona veel inimesed ütlesid, et see ongi telefoni asend, sest vanad telefonid ammustel aegadel, nende ehitus, ülesehitus oligi induktsioonpooli baasil. Tänapäeva telefonid, täisdigitaalsed, seda ammu ilma enam ei üldse ei kasuta. Küll aga on nüüd näiteks selle Elioni poodides, ise oma silmaga nägin, ekstra vaegkuuljatele mõeldud telefon, traadita telefon ja koha, kus on see induktsioon sisse ehitatud. Mina ei tea, kelle oma too. Nii, et inimesed
uute aparaatidega saaksid ka seda siis nagu vanadel aegadel, kui aparaadil palju muud peale ühe programmi ja selle telefoni midagi ei olnudki. Ja seda saab kõikide Siemensi programmeeritavatel aparaatidel ühe programmi teha niisuguse, kus on induktsioon silmus, saab valida, kas te tahate, et mikrofon oleks ka paralleelselt, kas mikrofon oleks sama vali või natuke nõrgem sellest induktsioonissignaalist, et selles mõttes, et siis te kuulete ikkagi midagi, mis räägitakse, sest klassikaline T-programm, nimetame siis tänapäevastes, seal ei ole lülitit tõepoolest, mis T peale paneb, vaid te peate teadma, et see programm on nüüd meil T. Aga siis, et muidu te ei kuule üldse mitte midagi. See aparaat ei võimenda, kui ta on ainult T, aga programmeerida saab teda nii koos mikrofoniga, osaliselt koos mikrofoniga. Ja nüüd on ettepanek, et võib-olla te teeksite kuulmiskeskuse õdedele koolituse selles osas, mis asi on silmusvõimendi, kuidas seda aparaati seadistada, et nad oskaksid ka siis aparaadi kasutajatel enamus inimesi ei kasu. Nagu mingit mõtet. Aga teie... Ma olen käinud seal 3 korda, kõigepealt mulle pandi see, üks õde pani, siis ma läksin proovisin selles keskkonnas, kus see silmusvõimendi oli. Seal oli täielik vaikus, seal ta ei töötanud, käisime Linnateatris, kus meil oli väga huvitav etendus, minul oli see kuulmata. Siis läksin uuesti tagasi, siis selgus, et see, mis nad mulle panid selle programmi, see ei olnud absoluutselt silmusvõimendi. See oli mingisugune, nagu te ütlete, telefoniprogramm või midagi sellist. Et kõigepealt need õed peaksid ikkagi enda selgeks tegema, mis asi see silmusvõimendi on. Ärge nüüd pahandage. Tuleb seadistada, ilmselt see on meile ka väga oluline. Ma räägin teile, ei ole meil midagi ideaalset ei idas, ei lembitus, ei terviseabis. Me kõik peame jõudumööda edasi liikuma. Ja kuna meil ei lubage ma nüüd lõpetada, kas te lubage ma lõpetada? Et kuna meil Eestis on nüüd viimasel ajal hakanud tekkima teatrites ja veel mõnes kohas, aga neid kohti on väga vähe, siis ei ole enamus inimesi ei ole sellest huvitatud, et ta ei ole absoluutne standard, et ta peaks olema. Kui me näiteks lähete Londonisse, seal on ikka taksodes, igal pool on need... Londonis on absoluutselt igas tavalises toidupoes on see silmusvõimendi. On ja Vana-Euroopa riikides ongi nii, et see on igal pool. Aga ma räägin, et meil Eestis on neid väga vähestes kohtades ja telefonides enam ka ei olnud, nii et vahepeal kadus see induktsioon silmuse teema nagu üldse päevakorrast ära. Sest tavamass enam seda kuskil kasutada ei saanudki. Ja nüüd loomulikult ütlen mina teie soovid edasi ja et õed peaksid kõigi käest küsima, aga samas, kuna seal on aparaatidel võimalik kuni 7 erinevat programmi panna, siis tulekski, nagu teades, et niisugusi võimalusi on, ise ka natukene aktiivsust üles näidata ja öelda, et aga ma tahaksin, et see asi oleks ka. Et tavaliselt arutatakse, mis programme, kas te spordite räägiks. Ma räägin sellest praegu, et isegi kui ma olen näidanud selle initsiatiivi, et ma soovin seda silmusvõimendit oma aparaati, siis ka need õed ei oska seadistada seda. No kas te lõpuks saite või ei saanud? Tehke õdedele palun koolitused, et oskaksid seda seadistada. Ta ei kuule mis. Kas te lõpuks saite selle silmuse? Lõpuks sain, kui ma olin käinud juba 4 korda seal 2 erineva õe juures. Minul on küsimus. Tegelikult võib-olla, et see kuulmiskeskuses ei olnud võimalik kontrollida. Seda ei ole, jah. Võib-olla, et sellepärast, et võtaksite mingi asja, kus ta... No seda peab, mina ei ole seal töötaja. Aga see on... Siin tuleks ettepanek. Et seal võimalik, et kõige lihtsam sellest on nagu juttu olnud, et sinna osta üks induktsioon silmusega telefon.
et keegi ei hakka sinna seda silmust pruugi ilmselt panema. Et siis saaks sellega jah proovida. Ma tahaksin natuke rääkida. Jaa. Praegu nüüd on ka kõik ikka välismaal ja see maa, muidugi see on edasi arenenud. See ei ole puutu meile nüüd. Me peab ikka vaatama, mis meie ise, kuidas meil läheb. No praegu ma ütlen kohe enda aparaadi kohta. Mul tehti audioprogramm ära. Kui ma siis sain ükskord selle aparaadi, läksin Tiia Johannese juurde, ta kontrollis, ta küsis su käest, kuidas su hääl on? Mina ütlesin, et kuna ma olen kuulnud oma häält, nii et ma tean, kui palju mul paras on. Ma teie, et ma tunnen, et mul on madal. Ma tunnen, et mul on siin väga kõrge. Siis ta jälle sättis ja ta sättis mul aparaadi ilusti täiesti ära, nii et ma kuulen inimese häält nagu normaalse inimese häält, et ta ei ole nagu kõrge meil ja välishääli, muidugi ta võtab natuke rohkem juurde. Sellega me peame harjuma sellega, meil ei ole teist võimalust. Ja nüüd, kuna ma kasutan ka telefoni, minul ei ole traadiga telefoni, ma olen nagu linnas, ma olen küll linnas, aga ma elan linna ääres. Ja seal on need elektriposti ja mul on niisuguse karpiga oli telefon, see karp oli seina peal. Ja. No viimati see karp, see on Elioni oma. See karp hakkas nagu kahisema. No ja ma ei saanud kõnelda, ei saanud ja ma läksin Elioni, rääkisin sellega ära, et mul on niisugune asi. Elion vaatas, võtsin paberiga kaasa, vaatas ära, et see karp on ikkagi liiga vana, et meil on juba ammu uus süsteem välja töötatud. Aga siis et kas ma ei saa ikka, et me saadame kirja ja mina läksin sinna, aga sel momendil ei olnud. Läksin nädal aega tagasi, ta on täitsa nagu mobiiltelefon. Niisugune, tavaline mobiiltelefon, pannakse, nii nagu on sinna sisse seisma. Ei, see pannakse stepslisse, panin televiisori juurde stepslisse, ta täitis ära. See telefon, sealt saad sa kõik nimed tulevad peale, nimed saad sisse panna nii kui mobiiltule. Ja see telefon räägib nii kõvasti, et kuule, seal ei ole ja mul ei ole mingisugust, ma ei pane siiapoole nuppu või sinnapoole nuppu, millal see telefoni vaja on või teist asja vaja. Ta lihtsalt, ma kuulen kõik ära nii nagu ta on. Heli oli telefon, tavatelefon. Tavatelefon, aga ta käib niivis nohtusi. Aga minul ei ole, mõtet, mul ei ole traadiga telefon neil. Võib-olla sa kirjutad selle telefoni margi ka ja meile teada. Ma sain ainult, need on ainult sinna mõeldud, kellel ei ole juhtmega telefoni. Neid saab igale see on see niimetat Fix GSM. Aga kui mõned aastad see on hoopis satelliiditelefon, ma arvan. Lõpeta ära satelliit ja rühti. On rohkem kallis kullake. Kuule, metsas on kogu aeg kõikidel. See on satelliit, sa ei tea satelliidi minuti hindagi. Tule Elion teeb küll metsas. Teeb. Metsas on. Sinna aparaadi juurde tagasi tulla. Tähendab, vanal aparaadil, kui see T-asend on, siis kui meie kasutame koosolekul seda võimendit, siis palume panna T-asendi sisse. Aga enamus nendest, kes on uued aparaadi saatjad, neil ei ole seda, nemad peavad ootama nüüd jälle seda, kui see Arvo Kannel siis ükskord tuleb, et nad seda ümber säädistada. Aga minul on ka uus aparaat. Ja mina katsun nüüd selles tervishoiusüsteemis esimese asjana saadan kõigile kuulmisuurijatele, et segadust vähem oleks, tehku üks programm, tee selle induktsioon silmusega. Et tüli vähem oleks. Sest tõesti, see ei ole pahatahtlikkusest, aga kuna siin veel mõned aastad tagasi Elionis, kui keegi läks küsima, info levis, et on selliseid telefone, kus on induktsioon ekstra sisse ehitatud, siis need noored müüjad ei olnud sellest kuulnud ööd ega ilma. Aga nüüd eelmisel aastal ise oma silmaga, minu meelest isegi siin Pärnu kaubamajaka Elioni poes, on ilusti suured vitriinis vaegkuuljatele kõik jutud juures. Ja ma tean, et Teet Kallaste ju
organiseerib kõiki neid töötukassades, et asi hakkab etenema ja loomulikult siis ei ole probleemi, kõikidel aparaatidel on see võimalik. Aga järjest vähem on selliseid nagu Tondil, et üldse sellised lülitid, sellised rattad on ära kadunud ja ma olen kuulnud ka eakatelt läbi keskuste nurinat, et enam ei olegi ratastega neid aparaate nuppudega, et see läheb kõvemaks tasemaks või vahetab programme. Eriti need kõrvalsisesed on sellised. Ja, aga nüüd kõrvalagused ka, aga see kõik on teie nii-öelda enda hüvanguks. Kui ma siin näitasin, et sellest rattast ja sellest lülitist on suured augud, kust saab niiskust mustust kõik sisse minna, et see aparaat kestaks kauem, on tehtudki, need nupud on kõik sellised, mis on õhukese kummiga kaetud, siis need aparaadid on kõik nanokattega, nano on nüüd meil hästi, kõik asjad on nanotehnoloogia, igal juhul see nanokatte on niisugune vett ülgav, et ta jällegi, eks ole, läbi selliste nõksude tegelikult on mõeldud, et see aparaat ei läheks nii kergesti rikke ja ei peaks remonti minema. Ja kusjuures ütleme, et need vanad tondiaparaadid ja üldse aparaadid siin kuni 90ndate alguseni olid sellised, et nad olid lihtvõimendid, et kui tuli 20 detsibelli sisse ja 20 detsibelli aparaat võimendas, siis 40 tuli teisest otsast välja. Ja aga kuna inimese kõrvafüsioloogia on selline, et tugevaid helisid kuuleb ta vaegkuulja hästi ja ta ajub isegi teravamalt teinekord veel, siis ei saa sellisest aparaadist head lahendust tulla, sest ta võimendab ka kõik kõvad ja siis selle rattaga pidi kogu aeg sebima edasi-tagasi, et kui oli niisugune vaikne ja üks inimene kõneles, siis sai kahe peale asjad aetud. Aga nii kui läks müraks, siis tuli vaiksemaks teha, aga samas ta läks kõik vaiksemaks, et kõne inimese jutt läks ka vaiksemaks. Et tänapäeval ei ole nii palju seda sahmimist seal üldse vaja, kuna aparaat juba teab, et ta peab vaikseid helisid rohkem võimendama ja tugevaid helisid vähem või üldse mitte võimendama. Ja osa aparaate on juba nii targad, et kui te olete ühe korra vajutanud ta kas tasemaks või kõvemaks kui seal programmeerimise juures, siis ta jätab selle meelde ja järgmine kord juba ongi kõik kõvem, et seda vajadust ei ole enam nii palju selle rattakese järgi, et sellega ilmselt lihtsalt harjutakse ära ja asi ei ole mitte kiusu pärast, vaid ikka selleks, et oleks kauem kestaks. Aga ma küsin nüüd kohe praegu järgi. Rein, sa rääkisid, et Viking laevas on infoletis on ka silmud olemas või? Tähendab, et Viking laevad Gabriella, mida Viking ja Stockholmi liini. Helsingis, toh? Jaa, et nendel on infoleti juures on selline väike märk teie agentiga. Ja kuna vaatan, siin on silm. Ma panin teie agenti peale, proovin. Midagi ei ole. Aga sa ei küsinud siis või? Küsisin kelle teenindaja, et kuule, et sa oled silmukad. Kõik vaatavad kohe lehti ja kuule, on ka olukordugi olnud, panin pinda. Töötab. No vot. Et ühel ilusal päeval usun ma, et Eesti maa peal on ka enamus ühiskondlikes asutustes see silmuse võimalus olemas ja kohe saadan meilit Tartusse ja Tallinnesse igale poole laiali, et oleks meeles küsida, kas inimesed käivad sellistes kohtades, kus nad tahavad seda silmust kasutada. Aga enamus ei oska seda nagu unistada. Ma arvan, et see küsimus ei sobi, sellepärast, et siis küsivad kohe, mis see on. Et ei, mul ei ole vaja. Ka inimesi peab harima, et on selline asi olemas. Kes ühingutes on, need teavad, kellel on. Aga keegi ei küsi jälle ka seal, et kas te olete ühingus. Et eks see on selline väike kommunikatsiooni häda. Enamus probleeme tulebki nagu sellest
kommunikeerumise komplikatsioonidest. aga nüüd selle komplekti juurde siis lepime kokku siis milles, et ma saadan siis laiali inimestele ma saadan sulle, kui ma olen tagasi, hinnakirjaks. Hinnakiri, mis asjad, et kas neid saab tellida kas komplektina, aga ei ole tingimata vaja komplektina tellida, vaid võib endale meelepäraseid asju. No näiteks, mis sellest komplektiga saab neid otsikuid, aga jah. kaua see üks kuivatustablett kestab? Sõltub, kui niiskes keskkonnas teda kasutada, aga ta ikka, kui ta on korralikult kinni, ta ikka jupp aega, kuu kindlasti või? Või minul on terve aasta. 8 kuust või 2 kuud vist Siiri rääkis. Ei, aga sa ikkagi kuivatasid ära, panid kinni. See üldse värvi muutu. Ja uuesti, kui jälle pani supi sisse selle. Laaktissupp sisse kinni, mida, kui ta on ilusti hermeetiliselt kinni, siis ta kestab apteegist või? Kuidas? Kas neid kuivatustablette saab apteegist? Ei, apteegist ei saa, nemad ei tea kuldaparaatidest ja nende ootusvahenditest mitte midagi. Et kui siis kuulmiskeskustest ja ma Tiiaga kindlasti ütlen ja te võite ise ka et just, et see on temale ainult nagu see küsimus või teine asi, et kui inimesed et seal keskuse töötama natuke segab, kui ei ole, kui kõik on nagu poes käinud, sa tegeled seal patsiendiga, aga keegi tahab tablenti ja seda ja toda. Et samas on ju hea, et kui teil on oma